Põrandate värvimise juures on siis see, et üldiselt põrandaid värvitakse kõige viimasena, et kui kogu remont on tehtud, aga kui näiteks me remonti ei tee, siis ikkagi hakkame põrandat värvima niimoodi, et me esimese hooga värvime ära liistu ja seejärel põranda. Ennekõike jällegi teeme lihvi, lihvimine on värvimise isa ja siis korjame tolmu kokku ning värvime. Põrandat võib värvida nii rulli kui ka pintsliga. Sõltub jälle, kuidas on mugavam ja kui suur see põranda pind on, et seal saab siis valida. Mul on selline küsimus, kui ma ükspäev tahaksin panna siia natukene kaasaegsemat liistu, kuna liistu on ju nüüd igasuguseid. Kas siis selle värvivahe ma saan siin ilusti korrigeerida, kui see liist oleks äkki väiksem? Annab maskeerida kuigi palju. Kuigi jällegi, eks sealt peab vaatama, mis sealt liistult välja tuleb. Ning liistu värvimise juures on tõepoolest veel 2 varianti. Kas me võtame liistut kõik ära või me värvime seinas olevat liistu. Ja hakkame kõigepealt värvima ette väikese nurga rulliga. Et sellega on nagu hea ligi pääseda sellistesse kohtadesse, kuhu kohe suure rulliga ligi ei pääse. Aga pintsli puhul siis on, kui on väiksem põrand siis või? No väiksem põrand või siis ütleme niimoodi, et kui sa tahad rõhutada seda pintsli jälgi just, et kuna sul on siin ka tegelikult laud põrand ja pikki seda laua süüd hakkad värvima, et siis ta jääb selline nagu jällegi omapärane. Rulliga värvides ta tasandub natuke teistmoodi. Ja põrandeid värvitakse siis 2 kihis. Et 1 kihiga võib-olla ta ei katta ära ja 3 on liiga palju. Selgub, et need ühenduskohad tekitavad siis nagu praod tulevad välja. Mis nendega teha saab? Põrandeid ei saa pahteldada tavalise sellise pahtliga, mis läheb selliseks hästi tugevaks ja kõvaks, nagu on seda näiteks mööblipahtel. Sest paratamatult lauad natukene liiguvad, natukene mängivad ja see pahtel lihtsalt tuleb sealt välja. Mida saab kasutada on kas siis sellised spetsiaalsed mastiksid, mis on kergelt elastsed, samas üle värvitavad. Ega see ei ole ka alati ju vajalik, et oleks selline kliiniline, puhas, nurgad, kõik sirge. Et see on ka juba maitse asi, et kui näiteks just maakodus mõni teeb, siis ongi lahe, et on selline nagu natukene ebakorrektne. Ja nüüd on meil põrand ka ära värvitud. Nagu ikka, ka tavaremondi puhul siis põrandad värvitakse kõige viimasena. Sellepärast, et remondi käigus ikka midagi sul tilgub sinna maha, võib-olla saab põrand ka vigastada, aga meil nüüd läks see remont suhteliselt valutult ja värvisime ära ka liistud sama tooni, nagu see ka põrand. Jah, kuigi on nagu natukene erinevad värvid olnud kasutuses, aga kõik on selline ühtluselt selle. Kui nüüd vaadata seda põrandat, mis siin ennem oli, me just mõtlesime ka, et ei hakka väga suurt vaeva nägema, et kõike seda vana lakki maha lihvima ja õlitama, peitsima, siis tegelikult värviga me saime suhteliselt lihtsalt, aga sellise uue ja puhta ning värske tulemuse.